kõik need soovitused, mis niimoodi tulevad ekspertidelt või vähem ekspertidelt, need nagu kuidagi eeldaks, et tegelikult teatrijuhid on siiani istunud niimoodi oma selle pruuni laua taga mõelnud niimoodi, mida ma nüüd teen, mis veel saaks teha. Tere tulemast kuulama või ka vaatama taskuhäälingut Teatrist Nuutrumiga. Selles taskuhäälingus võtame me arutelu alla erinevad teemad, mis on seotud teatriga ja teatri tegemisega. Mina olen selle taskuhäälingu saatejuht Triinu Sikk. Kui seni on selles taskuhäälingus olnud need teemad võib-olla sellised üleüldisemad, laiemad ja võib-olla mitte nii päevakajalised, siis seekord on meil arutelu all teema, mis on võib-olla, ma arvan, viimased kuu või võib-olla veidi enam olnud, mulle tundub, kõige kultuuris ja teatris toimuva nagu taustal ja kohal ja võib-olla kuidagi varju heitnud kõigele, mis kultuuris toimub. Nii et täna räägime me siis teatri ja kultuuri rahastamisest, kultuuri kärbetest ja ma loodan, et teie aitate siin võib-olla täna seda teemat avada, mõtestada seda võib-olla probleemi tuuma ja ehk ka mingeid võib-olla lahendusi pakkuda. Nii et selleks oleme täna siia stuudiosse või saatesse kutsunud Rahvusooper Estonia direktori Ott Maateni. Tere! Rakvere teatri direktori Velvo Väli. Tervist! Ja VAT-teatri direktori Tiina Rebase. Tervist! Mulle meeldib, et ma annan kohe sõna vestlejatele ja ei tee ise väga pikka sissejuhatust ja ei hakka mina ise teid tutvustama, vaid te saate ise oma sõnade läbi tutvustada ennast ja oma tegemisi. Ja võib-olla esimene küsimus tundub väga lai ja väga üleüldine, aga ma kõigepealt palun, et te võib-olla veidi räägiksite sellest, mida teatridirektor üldse teeb ja võib-olla veidi detailsemalt siis, et need 3 teatrit, mida te täna siin esindate, on oma olemuselt päris erinevad. Ja ma kujutan ette, et te ju tunnete ja tajute ka teineteise seda tööülesandeid võib-olla, et milles see teie teatrite ja teie teatrite juhtimise erinevus siis võib-olla kõige rohkem seisneb. Ehk ma siis alustan, jah. Tõepoolest, teatrid ühest küljest on nad sarnased, teisest küljest on nad tõesti erinevad. Mina kui siis nagu muusikateatri esindajana siin võib-olla tõesti ütlen, et muusikateater oma olemuselt on jah, tulenevalt sellest teostest on siis võib-olla kõige mastaapsem ja kõige rohkem inimressurssi nõudev. Ja mida siis teatridirektor selles teatris teeb? Teatridirektor ongi ehk pantud, meil on nagu 2 vastandlikku maailma teatris. Üks on see, et me tahame teha loomingut, teha seda kõige kõrgemal ja kõige paremal tasemel, parima kvaliteediga. Ja teisest küljest alati seda kõike ümbritsevad mingid materiaalsed piirid, et kus ja kui palju ja mida me saame millele kulutada. Eks teatridirektor sellises, meie organisatsioon on siis üle 400 töötaja. Roll ongi eelkõige jälgida, et see kuidagi sinna keskpõrandale kokku läks, ehk siis, et me oleksime nendes raamides, ikkagi rahalistes raamides, mis meil paraku on, aga samas, et me kunstiliselt ja oma kvaliteedilt ikkagi teeksime parima võimaliku soorituse alati igapäevaselt, iga-aastaselt, et see ja samas, et inimesed ka, kõik need, kes seda teevad, seda loovad, et neil oleks hea tunne, hea õhkkond, kõike seda teha ja selles osaleda. Ja kui ma Otilt nüüd selle mõtte üle võtan, siis tõesti, mina siis esindan siin pigem riigi sihtasutust Sõnateatrit
ja KOV teatrit, sest Rakvere teatri üks asutajatest on ka Rakvere linn ja ütleme nii, et siin on see väike tasakaal või väike eripoolsused, mis tihti teatrikülastaja tegelikult ju ei näe. Et täna, kui ma nüüd hüppan hopsti võib-olla tänase saate edasistesse teemadesse, siis täna me suuresti räägime ikkagi, kui me räägime teatri rahastusest või me räägime sellest, et miks näitlejate palgad nii väiksed on, siis teatrikülastajad tihti huvitab ainult just nimelt seesama näitleja, keda ta näeb laval ja tema arvates see ongi valdavas osas see etendus, mida ta näeb, see ongi teater, aga unustatakse tihti ära, et teatris töötab väga palju inimesi, erineva suurusega teatris erinev arv, aga ühe näitleja kohta väga palju taustajõud inimesi, kes igapäevaselt töötavad selle nimel, et õhtul see tuli sütiks. Inimene, kes tuleb teatrisse, ta saaks kogu selle teekonna alustades piletiostust kuni siis taas teatrist väljumiseni parimal võimalikul moel ja selle nimel töötavad igapäevaselt väga palju oluliselt rohkem inimesi, kui laval välja paistab. Ja teatrijuhi töö ongi siis kõiki neid protsesse hallata, kokku panna, võimaldada, et ega asjata siin nimes ei ole lihtsalt juhi kõrval ka nimi sihtasutus, ehk siis sihtasutuses on väga palju ka muid funktsioone ja tihti, nii nagu Ott ütles, et kui me jääme ainult loomingusse kinni, siis loomingulised ideed ja perspektiivid ei pruugi alati nii-öelda kõige ideaalsemas variandis käia kokku sihtasutuse teiste eesmärkidega või siis rahaliste võimekustega ja siis teatrijuhi asi on seda kõike balansis hoida, kõike neid struktuure ja paberimajandust ja raha poolt ja kõike seda. Vatt-teater on siis kõige väiksem nendest kahest siin. Me oleme oma olemuselt erateater, juriidiliselt mittetulundusühing, kus siis igapäevaselt töötab 15 inimest. Ehk siis me oleme tegelikult erateatrite seas suur erateater. Mis siis teatrijuhi ülesanne sellises erateatris on enamasti kõik see, mida mu kolleegid siin rääkisid, aga lisaks veel lappida auke. Ehk siis kui keegi kuskil haigeks jääb, tuleb küsimus mingite arvude kohta, mingi aruanne ootamatult, kõik ootamatult teemad peab tegelikult lahendama teatrijuht. Ehk siis teeb kõik, mis vaja, kui on vaja, võtab ka lapi, pühib seda põrandat, kõik, mis ootamatult ette tuleb. Et mis ma siis ütlen, mitmekesine amet. Ma siis veel võib-olla täiendan, kuna Velvo viis jutu sellise juriidika peale veel täpsemalt, et Rahvusooper Estonia on teatrite hulgas siis ainukene avalik-õiguslik institutsioon. Ehk siis erinevalt sihtasutustest siis avalik-õiguslik tähendab, et me oleme nii-öelda parlamendi poolt asutatud oma seaduse all tegutsev teater Eestis. Ja ka meie nii-öelda need samad ülesanded tulenevad siis meie otse seadusesse kirjutatud klauslitest. Just nimelt, et need teie 3 teatri mastaabid on väga erinevad ja need mingid peennüansid on kindlasti väga palju erinevad, aga suures plaanis te tegelete ikkagi sarnase asjaga. Mul on võib-olla veel selline küsimus, et kui palju üldse teatri direktoril on sellist oma vaba nagu valikut kogu selle juhtimise juures ja kui palju on seda ette antud? Sest tegelikult just nimelt võib-olla see raha pool tuleb ju kas siis riigilt või kuskilt mujalt, et kui palju on üldse seda mängu võimalust või vabadust? No ilmselt erateatril on vast, ma ei tea, vaielge vastu, aga võib-olla on kõige rohkem seda valiku võimalust. Et ühest küljest. Teisest küljest paneb see praegune majanduslik olukord jälle teatud piirid ja sunnib mõtlema, et kas me saame ikkagi kõike teha, mida me tahame, sest sa pead arvestama oma tuluga suures osas ja
tihtipeale on see keeruline valik, et kunstiliselt tahaks seda teha, aga materiaalselt tiivad ei kanna. No see on vist teil ka, ma arvan. Aga lisaks ma ei tea, meil ei ole muidugi sellist asja nagu nõukogu, kes siis on sõnastanud oma kunstilised ootused ja ootab, et teater seda täidaks. Meil on olemas küll loomenõukogu, kus on näitlejad, lavastajad, dramaturg ja arutavad, mida nad teha tahaks ja siis lõppkokkuvõttes jõuab see minu lauale ja ma ütlen, kas me saame seda teha. Need on need valikud meil. No valikute ruumi ikka on, et nii nagu Tiina ka ütles, et mingisugused asjad on siis kas riigi poolt või asutajate poolt juba ette määratud, mingisugused mustrid või struktuurid on ajaloost välja kujunenud ja mingisugused plaanid, aga mänguruumi on, aga ma ei tahaks nagu minna täpselt selle küsimuse üks ühele, et kui palju on teatrijuhi mänguruumi, ma tahaks ikka öelda, et see on kogu meeskonna mänguruum, et teatrijuht vaevalt, et üksi ütleb, et nüüd siis teeme nii, nüüd siis teeme naa. Mõnest küljest, nagu igas asutus, mõnest küljest seda oodatakse mõnes punktis, sest siis on see võib-olla töötajale mingis mõttes, et võtab ära vastutuse või nii-öelda tagab talle kindlama seljataguse, et tema ise ei otsustanud, aga teisest küljest jälle väga oodatakse seda, et ma saan ise kaasa rääkida, sest nii sünnib see, miks, toon suvalise näite, miks Rakvere erineb Pärnust või Pärnu Viljandist, et need on need koha peal vastu võetud otsused. Ma tegelikult täiendaks, et kui me nüüd tuleme veel tagasi ajalukku, see ajaloos on ikkagi ajalooline kuvand teatridirektorist on, et ta ikka kõrgub nagu kuningas üle kogu teatri ja paneb kõiki paika. Sa tunned ennast kuningana vahel? Ei, ma ei tunne üldse, aga Vello ütles väga täpselt, et tegelikult see on meeskonna töö, aga seadus tulles tagasi juriidikasse, siis tõesti Rahvusooperi seaduses on küll kirjas, et teatridirektoril on see tõeliselt ülimuslik vastutus, et ta peab vastutama kõige eest, kaasa arvatud ikkagi kunstilised otsused peab ka kinnitama, neid võtab küll vastu kunstiline juht või kes on sinna alles siis määratud, aga tegelikult selle peab kinnitama peadirektor. Ega see on vist kõigis. See on kõikjal nii, jah, sest see on see sama jutt, millest oli varasemalt rääkisime, et loomingulised ideed võivad olla ükskõik kui suured, lõpuks peavad nad ikkagi raharaamidesse mahtuma. Aga mina lihtsalt iseenda poolt ütlen, et mulle meeldib see sõna meeskonnatöö või õigemini mingisugune, mulle meeldib selline asi nagu tegelikult demokraatia. Me näeme, et see kohati on väga halb või mitte halb, vabandust väljendust, ta on selline, teeb protsessid keerukamaks, kui me nüüd Estonia juurdeehitust vaatame, siis see on nagu keerukas demokraatlik protsess. Aga ikkagi on ta kokkuvõttes alati parem kui selline ainuisiklik, ütleme, kuningatüüpi juhtimine, sest ükskõik, kes ei ole kuningast, alati eksib ja vahel võib väga, väga hullusti eksida. No nagu ma juba sissejuhatuses ju ka ütlesin, eks see, et me täna siin oleme koos arutlemas, selle põhipõhjus on just nimelt need kultuurikärped ja mulle tundub, et ka see, et teatritegijad ja kultuuritegijad tunnevad kuidagi, et nende suhtes on käitutud ebaõiglaselt. Vähemalt kogu seda arutelu ja diskussiooni jälgides mulle selline mulje on jäänud. Kas te võib-olla saate selgitada veidi, võib-olla inimesele, kes ei ole nii selle kogu arutelu keskmes olnud või kõike seda jälginud, et milles see ebaõigluse tunne ikkagi siis seisneb? No ma siis ebaviisakalt kohe jätkan, et no tegelikult ikkagi suur viga, mis nagu sisse on lastud, on, et see ebaõiglus ehk mitte solidaarsus väljendub selgelt selles, et sõnumid, mis enne kärpeid saadeti väga laial hulgal inimestele ja üle riigi oli see, et kärped on solidaarsed, ehk siis need toimuvad kõikides valdkondades ja kõik peavad kärpima, sest Eesti vajab kaitset, et millest me kõik saame aru, et see raha läheb nii-öelda Eesti kaitse tugevdamiseks. Aga mis siis nagu tehniliselt pärast välja tuli, et kogu sellest hiiglaslikust kärpest on 10% lajatatud kultuuriministeeriumile.
ja põhjuseks toodi väga lihtsalt mingid tehnilised, umbes, et Kultuuriministeeriumile kõige rohkem edasi antavaid toetusi, mis on minu arust natukene pliiatsist imetud põhjus, sest millest erineb see edasiantav toetus, ma ei tea, haiglatele makstavast teenustasu põhisest arveldamisest, mida maksab Sotsiaalministeerium siis. Aga just, et selles valguses, kui Kultuuriministeerium peab kärpima 13 miljonit ja oma 350 miljonist ja samal ajal üle 7 miljardiga, nüüdsest uuest aastat 7,5 miljardiga Sotsiaalministeerium kärbib 20 miljonit. Et siis mina aru ei saa, kuidas kärbe on just kui solidaarne. Lihtsalt täpsustan, et Sotsiaalministeerium on näiteks 20 korda suurem kui Kultuuriministeerium. Ja siis juhtubki see, nagu täna on juhtunud, et kui 2000. aastal oli tõesti Eesti kultuuri osakaal riigieelarve kulutustes oli 3,5% juures, siis ta kukkus sinna 2,5 peale, 2 peale, siis eelmise aastal juba 1,9 ja nüüd siis järgmisest aastast on see 1,7%. Et me kogu aeg nagu selles riigi osakaalus väheneme, ehk siis meie, kuidas ütleme, meie tähtsus riigi juhtimise silmist, riigi juhtimise otsast vaadatuna, see on kogu aeg vähem tähtis, me kogu aeg lükkame selle kuhugi nurka ära, et kuhu siis nagu veel, et kuhu meil nagu minna siis veel on. Võib-olla kui ma täiendan Oti juttu, et ega siis ütleme siis teine pool, kes neid statistilisi numbreid kogu aeg näitab, et see on jama jutt, mida räägitakse, et tuuakse võrdluseks, et kui palju Eesti panustab siis nii-öelda kultuuri, Eesti riik võrreldes teiste riikidega ja seal me oleme seal tabeli üsna eesotsas, aga seal jäetakse ära mitmed võrrandid, seal jäetakse ära selle seest seda, et kui palju me panustame läbi selle, et me panustame betooni või teine põhjus, et kui palju meie ühiskond on harjunud või nii-öelda see on jälle see ajalooliselt välja kujunenud, et kui palju teistes riikides panustavad kohalikud omavalitsused, mida loetakse, mida selles võrrandis jälle sees ei ole, et meil tegelikult ikkagi täna kohalikud omavalitsused läbi oma rahakottide ikkagi ajalooliselt niimoodi välja kujunenud, et suurem panus ikkagi on, ütleme, rahvakultuuri, kohalikku etlusesse ja siis, ütleme, kultuuriharidusse kohalikul ringi tasandil. Aga ütleme sellisesse professionaalsesse kultuuri ikkagi kohaliku omavalitsuse eelarvest ikkagi väga suured summad ei liigu ajalooliselt juba välja kujunenud. Aga ma arvan, et see ebaõigluse teema, kui ma nüüd Otti täiendan, siis et mitte midagi korrata, siis ka siin tuleb tegelikult natukene kaheks võtta, et üks asi on see, mis ametiühingud, millega on tõstnud nii-öelda kära ja tõusnud avalikkuse tähelepanule, on see, et töötajad lihtsalt oma nende rahaliste vahenditega ei saa hakkama enam. Ja siin me saame täna jälle öelda, et ühel hetkel, kui me räägime kultuuritöötaja miinimumpalgast või sellest, kuidas teatrite rahastus on välja kujunenud, siis see on jälle ajalooliselt, et mingil hetkel oli Eestis väga vajalik tuua mängu seesugune mõiste nagu kultuuritöötaja miinimum, läbi selle hakata seda alampalka tõstma, sest saan ise teatrijuhina öelda, et tollal oli väga keeruline üldse kedagi leida mingisugustessegi tehnilisele tööle, sellepärast, et erasektor oli niivõrd palju eest ära. Tänaseks on see mõiste mingis mõttes ajale jalgu jäänud, just nimelt tänu sellele, et riik on rahastust andnud kogu aeg ainult selle miinimumi tõstmiseks ja selle tulemusena on etendusasutuste, me räägime praegu, eks ole, mitte erateatritest, sest seal käib teisel põhjusel, vaid just nimelt sihtasutustest, kus nii-öelda struktuur, mis asutuses on, kus on oma palgahierarhia, selle tulemusena on ta, eks ole, liikunud niimoodi kokku ülemised ja alumised otsad. Sest kus teatrijuht selle raha mujalt saab, kui ikkagi valdavas osas siin, ei lähe sellele teemale külmkapi magnetite müügi teemale, aga valdavas osas ikkagi meie kõigi eelarvetest, kaasa arvatud eraetendusasutuste eelarvetest, kõige suurem valdav hulk eelarvelistest vahenditest kulub palkadele ja seal hüpet teha, see nõuab väga suurt
lisarahastust ja seal on tõesti ainult üks alternatiiv, see on teatripileti tõstmine. Ma lisan siia juurde veel, et tuuakse põhjuseks, miks on kultuuri osakaal riigieelarvest vähenenud, et tol ajal 2000-tel ei olnud Euroopa Liidu toetusi. Vale jutt oli küll. VAT-teater on alates 2004 aastast osalenud erinevates kultuuriprojektides, mis on Euroopa Liidu poolt toetatud. Nii et see raha oli ka siis olemas. Ja see raha liikus ka Eestisse ja seda sai kasutada. Ehk siis see on tegelikult olnud, ma ei tea, kas strateegia või miks see on juhtunud, et kultuuri toetuse osakaal on niimoodi riigieelarves vähenenud. Ja need põhjused ei ole adekvaatsed, mida praegu siin tuuakse. Muidugi, mis puutub nüüd selle miinimumpalka ja nii edasi, et eraasutustel on keeruline sellega kaasas käia, sest kui talo teeb kokkuleppe, siis põhimõtteliselt meile seda lisaraha ei anta. Küll aga me oleme seotud erinevate liitude kokkulepetega ja me nagu peaksime seda arvestama ja me püüame seda teha. Aga see tähendab puhtalt kas siis oma tulu kasvu või millegi arvelt on vaja seda kuskilt leida ja teha. Et ja praeguses tuules, kuidas riik tegelikult erateatrite rahastamist vähendab, põhjendades, et 2 aastat tagasi oli nagu selle toetusvooru kasv, aga tuletame meelde, et 2 aastat tagasi juhtus selline asi, et Kultuuriministeerium võttis kasutusele rahastusmudeli, mis ei olnud valmis ja tegelikult tekkis niisugune kobarkäkk, mida siis minister lappis mujalt leitud rahaga. Jah, see jäi sellesse vooru edasi ja eelmisel aastal taotlusvoorus võitsid sellest kõik. Aga see aasta, tuues seda samma tõusu põhjuseks, kaotavad tegelikult ainult need teatrid, kes siis lähevad üheaastasesse taotlusvooru ja nende kärbe tuleb nüüd tänu sellele 15,7%. Kus me räägime siin üleüldse ka sisemisest, ministeeriumi sisemisest õiglusest? Et kui riik käitub niimoodi kultuuri osakaaluga, siis jah, ministeerium teeb umbes sama asja. Kes siis meie eest võitleb? Ja ma saan aru jah, et kui muidu, et see riigi kärbe on siis umbes 10% suurune, et siis jah, erateatritele see on siis umbes 15% läbi. See 15,7 on nendele, kes nüüd see aasta läksid taotlema. Ehk siis ongi teatritel on erinev kärbe. On riigi sihtasutused ja avalik õiguslik on 4%, kuigi lubati üle välja 5%. 3-aastased teatrid, 3-aastase tegevustoetuse saanud teatrid, neil on 0 ja meil siis, meiega päästetakse nüüd Eesti riiki 15,7. Ma võib-olla siis veel korra täpsustan kuulajale, kui ei tea, et etenduskunstide raha Kultuuriministeerium jagab põhimõttel 90-10, praegu on ta natuke vist umbes 88-12, aga ehk siis 90% läheb riigi 7 sihtasutusele pluss avalik õiguslikule teatrile ja 10% jagatakse siis taotlusvoorudega era- ja kohaliku omavalitsuse teatrite vahel. Ja omakorda seal selles 10% oli siis toimus taotlusvoorud, eelmisel aastal mindi üle süsteemil, et need väiksed teatrid said taotleda nii 3-aastaseid lepinguid kui ka 1 aasta haaval. Ja need, kes 3-aastase taotlesid ja said, need jäävad nüüd puutumata ja kogu siis see kärbe, nagu Tiina ütles, läheb täpselt nende 1-aastaste väike- ja KOV-teatrite kaela, kellel siis kogu kärbe tekib 15%. Tallinna linnateater kuulub nende hulka. Nende hulka, just. Ja. Aga kui ma palun, et te tooksite mõned konkreetsed võib-olla näited, et kui nüüd me saame aru sellest, et tegelikult peaks see teatrite rahastus suurenema just nimelt, et need palgad on võib-olla juba ajale vaikselt jalgu jäämas ja nii edasi, aga reaalsus on see, et tegelikult tuleb kärbe. Ütleme, kui see kärbe on siis ma ei tea, mis protsendi me siis praegu paneme paika, et umbes et ma saaks oma küsimust küsida, kas see on siis umbes 10 ikkagi?
ei no meie puhul on ta tegelikult siis 4 ja kui ma nüüd võtame, et oletame, et see omatulu jääb samale tasemele, siis Estonia puhul on see kogu kärbe oleks 3% tuludest. No ütleme siis, et 5 või siis 15 tegelikult. Et kas te saate tuua konkreetse mingi näite, et mis muutub teie teatris aastal 2025, kui see eelarve on nüüd senisest, ütleme 5 või siis 15% võrra väiksem, et... Ma olen seda kusagil ka ühel teisel ajakirjanikuna öelnud, et jaa, nii nagu Ott alguses ütles, me mõistame solidaarsust, tegelikult keegi ei vaidle selle vastu, et kui riigis otsustatakse, et on solidaarne kärbe, igalt poolt kärbitakse, seda on vaja, on selleks põhjuseks siis riigi julgeolek või on põhjuseks riigi kehv majanduslik seis, nõus. Aga nüüd, kuidas see asi edasi hakkas liikuma, see on tekitanud palju emotsioone. Ja ma olen ühes kohas selle välja öelnud, et mida see tähendab. Iseenesest see 4% tegelikult ei ole mingi ületamatu asi etendusasutuse jaoks. Selliseid anomaaliaid, kus piletitulu veidi langeb, veidi tõuseb, tuleb ju iga etendusasutuse sees ette pidevalt. Aga lepime siis riigina kokku, et muud asjad ka ei tõuse. Ehk siis me kärbime 4% kütuse hinda, 4% elektri hinda, teatris õhtul kell 7 ei ole teisiti võimalik. Ei ole võimalik vaadata, et me mängime öösel kell 4, kui elekter on odav. Ehk siis elekter ei tõuse, lepime kokku, et igasugune asi, kangahinnad, ära unusta käibemaks. Jah, käibemaks ei tõuse, otsustame siin juures veel, et metallihinnad ja kõik, mida me vajame teatris selle jaoks, et lavastusi välja tuua, et lepime kokku, et need ka siis ei tõuse, aga millegi pärast ja meie töötajate, me oleme nõus ka, töötajatel jäävad palgad samaks, aga lepime siis kokku, et töötajad, kes rendivad kortereid, et need ei tõuse, et nende pangad ja nii edasi. Minu meelest, ma korra lisan ühe asja, minu meelest võiks kokku leppida selle, et ka Riigikogu liikmete palgad ei tõuse. Ma just sinna tahtsin jõudagi, et tegelikult see ebasolidaarsus väljendus ikka kõige rohkem selles, et mis see teatri jaoks tähendab, see 4% kärbe Estonia puhul on siis natukene alla 500 000 euro. Ja tegelikult ta ikkagi tähendab, piltlikult öeldes me teame, et ühe inimese, ühe töötaja selline koos maksudega palgakulu, kui ta on selle kultuuritöötaja miinimumpalgal, see on umbes natukene alla 30 000 euro aastas. Siis on selge tehe, et me peame 10-15 inimest tegelikult peaks nagu vähendama. Ja selles kontekstis, et meie peame nagu kokku tõmbama ja samas me kuuleme, kuidas ministeeriumites ja teistes valdkondades inimesi palgatakse juurde või siis teine lahendus meie puhul on see, et me peame koondama või siis palgatõusust ei ole juttugi, korjame ära kõik võimalikud lisatasud ehk reaalselt meie inimeste sissetulekud tegelikult ikkagi vähenevad seal teatris. Ja siis me kuuleme, kuidas teistes valdkondades mitte kuidagi ei saa, sest palgad on indekseeritud ja näed, neil ikkagi tõuseb elukalliduse tõusu tõttu 3 ja 4 ja mitu protsenti seal, et kus on siin see solidaarsus? Ja, et selle näite juures, et ütleme see 4%, nii nagu ma ütlesin, et iseenesest ei ole, aga me peame arvestama, et kogu eelarve surve tuleb mujalt veel ligi. Et jah, see 4% tegelikult kõik juhid teavad oma aasta eelarveid tehes, alati on soovid suuremad kui tegelikult võimalik, siis algavad kärpimised, kokkuleppimised, kuidas me jõuame eelarvega tasakaalu, et üldse uuel aastal vastu minna ja selle 4%-ga ma arvan, et me saaksime kõik hakkama, aga siin tuleb veel lisaks see lisasurve, mis tuleb kõige muude kulude pealt, sest ega siis ma ei tea, kuni plakati printimiseni või kavale printimiseni, kuni kõigele välja, need tasud kogu aeg niimoodi. Ütleksin vahepeal, et isegi ma enam ei viitsi avada neid Omniva kirju, mis kogu aeg teatavad, et meil läheb jälle nende asjade sinna teise maakonda saatmiseks läheb asjad kallimaks, et see ralli on nagu pidev ja selle juures öeldakse, et tõmba ennast kokku, okei, saame hakkama, aga kui näitena näiteks tuua, et mis see siis tähendaks, et meid ootab järgmise aasta eelarve sees, me saame selle 4%-ga hakkama, me võtame ennast kokku, saame ka kogu selle ümbritseva sellega hakkama.
aga mis on siis nagu tuleviku perspektiiv? Meile öeldakse, et siis 3 aastat saad veel sellega hakkama ja ütlema töötajatele ka. Ja siis selle juures öeldakse, aga me ei räägi ju palgast, me kindlasti hakkame palgast alles rääkima. No, ma tõesti, vabandage või täiendage mind, kas te olete näinud ministrit, kes ütleb, et ma ei lähe palga eest võitlema edaspidi. Kõik ministrid ütlevad, aga seda tulemit on võrdlemisi vähe. Ja kui riigi tasandil on öeldud, et nagu nii 3 aastat me mitte midagi ei tee ja vaatame nüüd, kui majandus läheb hästi, siis paneme palka juurde, aga selle kõige juures majandusprognoosid ei ütle, et lähevad hästi. Ja lihtne arvutus, olen Rakvere teatri puhul selle näiteks teinud, et selle jaoks, et oletame, et ümberringi jääb elu seisma. Ükski hind rohkem ei tõuse, sisend hind. Täpselt juhtub see, millest ma räägin, kõik on solidaarsed. Siis Rakvere teater selle jaoks, et me suudaksime 10% töötajate palku tõsta ja tegelikult sellega me isegi ei jõua järgi sellele elukalliduse tõusule, mis meie ümber on toimunud, siis on 300 000 vaja selle jaoks 10% tõstmiseks. Mis tähendab seda, et ma ütlen veel kord, unustame ära igasugused palun, ärge lihtsalt sõitke inimeste närvidel või teie, kes te nagu loete ühest artiklist mingi lõpu ja siis avaldate ka arvamust. Unustame need külmkapimagnetid ära, palun. 300 000 selleks on ainult üks võimalus. See tähendab seda, et me tõstame pileti hinda, mis omakorda tähendab seda, et Rakvere teatrimaja, kes sõidab väga palju Eestis ringi, meie oleme väga palju nii-öelda selle Tallinn-Tartu välise publiku teater. See tähendab seda, et kui täna meil on täispilet 26 €, oletame, ütleme, et ma ei tea, ütleme suvalise tõusu, et selle jaoks oleks vaja 30 tõsta, siis mõelge neile peredele, kes käivad teatris, et see tähendab selline ema, isa ja üks laps on juba 100 €, üks teatris käik, kust nemad selle võtavad. Eeldame seda, et ta käib rohkem kui 1 korra aastas teatris. Meil on päris palju korduv teatri ja kultuuri külastaja, ehk siis see tähendab, et ta peab selle 100 € leidma paar korda kuus isegi lausa. Me oleme neid tänava küsimustikke näinud, kus öeldakse, kui mulle, ja ma olen nõus rohkem maksma, aga tihti nendel hetkedel need inimesed mõtlevad, kas suvelavastusele, kas ühekordsele teatris käigule lähen mingit, kraabin selle raha kokku, aga see ei tähenda, et sa pidevalt ja kogu aeg oled valmis seda raha maksma. Väga paljud ka publikust on need samad haridus- ja kultuuritöötajad, kellel on täpselt samad probleemid nende palkadega. Aga meie olukord praegu, kes me taotlusvoorus raha taotleme järgmiseks aastaks, on eriti kummaline sellepärast, et me ei tea siiani tulemusi, ehk siis me ei tea oma järgmise aasta toetuse suurust või kas seda üldse on. Ja meil on käes ju praktiliselt november varsti. Nii et me teame ainult seda, et selle vooru rahakärbe on 15,7%, aga konkreetselt iga teater ei tea seda, kas ta ületas üldse lävendi, kas ta selle toetust saab või mis see summa lõpuks on. Ja samas ju töö käib, et igapäevaselt töötavatel teatritel ehk siis nendel suurematel väiketeatritel on üks suur küsimärk järgmise aasta kohta. Lavastused, mis peaksid esietenduma aasta alguses juba töötavad, ma ei saa sealt enam kärpida. Et kust ma siis kärbin, kui ma arvestan praegust selle aasta tegevustoetust ja võtan sellest maha 15,7%, see tähendab Vatteatri jaoks 70 000 kärbet, mis on suur raha ühe erateatri jaoks. Et olukord on ikka väga, kuidas ma ütlen, ma isegi ei leia seda õiget sõna, mis asi see on praegu. See on, ühest keelest on see alandav, et miks niimoodi meiega käitutakse? Ma lisaks murepilve veel siia kogu sellele, et Velvo rääkis ka seda sama sõnumit, mis me siin saime seoses nende kärbetega, et meil räägiti, et jah, me kärbime 5%, pärast öeldi 4%, see toimub järgmisel aastal ja järgmistel aastatel kärbet ei toimu, et just kui kõik on nagu külmutatud.
aga nende sõnumite ja selle tegelikkuse valguses, kui me tegelikult võtame Rahandusministeeriumi tabeli, kus on kärped ministeeriumite kaupa aastateks 2025 kuni 2028, siis sealt vaatavad meil selgelt vastu kärpeprotsendid ka 26., 27. ja 28. aastaks. Nad kõik on seal 5, 6, 7% juures. Me teame, et Kultuuriministeerium peab selle alusel ju tegelikult siis järgmisel aastal kärpima. Kuidas nad saavad täna lubada, et kõik on külmutatud. Ma usun, et me oleme järgmisel aastal täpselt sama situatsioonis, kus tegelikult süüakse neid sõnu, öeldakse, jah, ütlesime küll, paraku ei ole võimalik ja järgnev nii-öelda rappimine. Teie praegu on nagu riigi sihtasutusele avalik-õiguslikule lubatud, et nemad on külmutatud. Ehk siis tekitaski, mida Ott ei usu hästi. Sest tõesti, kui me numbreid vaatame, kust siis kärpida, meie voor, ainuke koht siis. Sealt ei tule välja. Sealt ei tule see kärbe välja, eks ju. On lubatud rahu, et neil on töörahu vaja, nemad nendelt ei kärbita ja siis see 1-aastaste voor, kus on 2 miljonit midagi, eks. See raha, sellega ei kata seda kärbet. Kust veel? Siis on sellised puutumatud pühad lehmad ka Kultuuriministeeriumi haldusalas, keda ei kärbita. Näiteks minu jaoks on kummaline venekeelne meedia. 1 miljon. Mitte ühtegi kärbet. Ja samas koolid peavad minema eesti keele peale, eks? Kuidas me sellesse suhtume? Eks siit olegi aru saada, et see kõige suurem võib-olla tõesti selline kommunikatsiooniviga ongi see, nagu mis on tekkinud selline usaldamatus ja ebaõigluse tunne. Just nimelt see sama, et mu meelest paljud kultuuritegijad on öelnud, et täpselt nad mõistavad seda, nad on valmis olema solidaarsed, nad saavad aru poliitilisest olukorrast, ohtudest ja nii edasi, aga lihtsalt see, kuidas seda on tehtud, kuidas seda on nagu välja öeldud, et see on vist see, mis tekitab kõige rohkem seda just ebaõiglust ja võib-olla ka seda edaspidise suhtes usaldamatust. Eks see tulenebki riigi sõnumist, et kuidas ja millisel kujul on neid sõnumeid välja antud, et kui peaminister stuudios ETV stuudios enne nende kärbete alustamist ütleb, et oleme kõik üks selles kärpes, oleme solidaarsed ja kõik peame vastu ja siis sa vaatad, et tegelikult selle sama juures ei tee valitsus, ei tee neid otsuseid, et oleme kõik üks ja kärbime kõik võrdselt, siis see tekitabki seda, et kui peaminister oleks stuudios öelnud, oleme kõik üks ja tõesti lähebki kõikjalt 1% järgi ühte moodi, siis oleks nii, me oleme siin täna, eks ole, podcastis, mille kese on teater, aga oleks kogu kultuuri avalikkus selle paremini ära seedinud ja ükskõik mis teises valdkonnas. Ma saan aru, et ongi üks soovitus võib-olla on see sama, et pileti hindu võiks ju tõsta. Me oleme sellest juba siin ka, või te olete seda juba välja toonud, et see ei ole lahendus ja sellega ei kata lihtsalt seda kõike ära. Võib-olla ma isegi natukene nüüd nagu muudan seda vestluse suunda hetkeks, et me ei jääks ainult nende kärbete juurde. Me räägime tegelikult ju palju ka sellest võib-olla ületootmisest üleüldse ühiskonnas ja... Kas ma ikkagi võin enne, kui me läheme järgmise teema korra sinna tagasi tulla selle eelmise punktide lõpetamiseks, et me, halb toon on alati ka meie endi poolt, tuleb alati peeglisse vaadata, kui me nagu hädaldame ja ei paku nagu lahendust. Mina arvan, et meil on toimunud ühiskondlikult natukene ikkagi see, et iga seltskond mingi aja jooksul kapseldub. Me kõik kapseldume teatud oma teatrimaailma, kes teatud muusikamaailma, ehk võtame kultuuriinimesed on võib-olla tänases ühiskondlikus situatsioonis mõnes mõttes nagu kapseldunud ja eraldunud poliitilistest otsustest. Riiki juhib tegelikult igasugust riike ja kogu maailma tegelikult juhib poliitika, nagu me näeme. Poliitilised otsused. Kui Eesti riik 30 aastat tagasi ja juba rohkem kui 30 aastat tagasi sai iseseisvaks, kes mängisid seda olulist poliitilist rolli? Need olid kultuuriinimesed, loomeinimesed, kes viisid seda sõnumit
tähtsustasid neid punkte, tegid neid ühiskonnale mõistetavaks. Täna, kui me vaatame poliitikute pilti, siis me tegelikult, meie kolleegid ega ikka väga ei osale selles. Ja ma mõtlen, et see on äärmiselt oluline tegelikult mõtestada ja kõigilt meilt endilt küsida, et me peame tegelikult nendes protsessides osalema, me peame aktiivsemalt sekkuma. See võtab aega, see ei sünni üleöö, poliitika muutub väga-väga pika aja jooksul. Aga kui me seda ei tee, siis me oleme täna juba järgmisel aastal 1,7% riigi kulutust, siis oleme 1,5, siis oleme 1,0, siis oleme 0,5 ja nii meid suretataksegi vaikselt välja. Et tegelikult ei tohiks me karta võtta nii-öelda poliitikast aktiivselt osa, edastada neid sõnumeid, jõuliselt ikkagi kas või suruda peale ja sundida inimesi nagu mõtlema neid meie vaatenurkadest lähtuvalt probleeme nii-öelda analüüsima. Sest jah, meil on väga toredad inimesed, me oleme kõik väga kultuursed kõik, aga me peame minema võitlusesse. Muidu lihtsalt see reaalsus meid kärbibki ära lõpuks. Nii. Aga tegelikult sellest praegusest kommentaarist lähtuvalt mulle jäi silma Meelis Kubits ütles ka mingis vist raadiokommentaaris sedasama, et talle tundub, et kultuuri inimesed ei peaks ainult nõudma, vaid peaksid võib-olla rohkem võtma vastutust ühiskonnas toimuva eest ja sealt edasi ta veel ütles, et võtma rohkem sõna võib-olla sellistel teemadel, mis ei ole ainult kultuuriga seotud, vaid just nimelt julgeolekupoliitika, riigireformi ja nii edasi. Et kuidas te seda näete või kuidas te seda mõnes mõttes mõistate? Ma seda just toetangi, et me peame nagu väljuma natuke sellest oma kapslist ja ka paljusid probleeme siis ütleme ja ka lahendusi pakkuma nii-öelda riigi tasandilt vaadatuna. Isegi kui nad tunduvad naiivsed, võib-olla ei ole kõige, kuidas ütleme, mõni rahandusinimene vaatab, et näed nii ebakorrektselt kuidagi öeldud nagu mõte või, aga tegelikult me peame neid ütlema, meil peab olema julgus ka neid välja pakkuda. Sest kui me seda ei tee, siis toimubki see, et ainult Rahandusministeeriumi ametnikud dikteerivadki, kuidas ja mis osakaalus peavad valdkonnad riigi sees olema. No tegelikult see mõneti on see ju, ma püüan oletada lihtsalt ajalooliselt niimoodi kujunenud, et ega kultuuriinimesed, see hääl võib-olla ongi vaikuses olnud pigem sellele, et on usaldanud riigijuhte, et meie saame hakkama, järelikult kui nii oli vaja, siis on ka otsused nii vaja olnud, aga tegelikult kui vaadata seda tänast poliitkeelt või poliitkultuuri, siis mina isiklikult küll väga igatsen seda kas mõnekümne või isegi veel pikema aja tagust poliitkultuuri, kus osati väidelda. Täna, kui me vaatame tegelikult ju debatte läbi teleri või Riigikogus, siis ikkagi debatt on põhimõtteliselt vastastiku ründamine. Et arutelu sellel teemal, et mõlemad pooled, nii opositsioon kui koalitsioon püüavad arutleda, kuidas võiks olla, seda ju ei toimu tegelikult. See on see kultuuriline debatt, millest mina isiklikult palju puudust tunnen. Ja arvan, et tegelikult sealt ka vastus võib-olla sellele varasemale küsimisele, et miks kultuuriinimesed on nagu vait olnud või kuidas me nendele kärbetele oleme reageerinud, et pigem kultuuriinimesed on need, kes pigem püüavad aru saada, pigem empaatiliselt mõista, miks seda kõike vaja on ja meie saame hakkama. No lisaks tegelikult kultuuriinimesed ei ole ju vait, vaid nende looming räägib ka selle eest. Et ei pea alati rusikaga vehklema, sa võid oma lavastuse, muusikateose, mis iganes, kirjatüki, raamatu selle teemale, sellest teemast rääkida. Et kunagi nõukogude ajal oli ju ridade vahelt lugemise oskus väga tugev. Et see vahepeal nagu kadus ära, aga minu meelest on praegu tulnud ka päris palju tagasi. Et kasutatakse sellist võitlusviisi. Jah, kõik ei oska seda lugeda enam, aga küll seda õpitakse.
ja no praegu ei saa öelda, et kultuuriinimesed üldse vait oleks, et see kannatus on viidud nagu viimase piirini ja enam ei piisa ridade vahele kirjutamisest, vaid tuleb ikka otse lajatama hakata. Aga me lähme kuidagi jälle, Otiga me käisime Kuku raadios ja siis tuleme ära ja mõtlesime, et pagan, me olime nii pessimistlikud, et kõik on, mure paistis juba kaugelt silmadest saatejuhtidele, et tegelikult ju inimesed käivad teatris ja tegelikult etendused toimuvad, rõõm on näha, mis tehakse kultuurivallas, et see pool on nagu kõik on korras. See ületootmise jutt minu meelest kord on seda kultuuri rohkem, kord natuke vähem, see sõltub täpselt antavatest oludest, et mis ühiskonnas toimub. Järelikult on seda praegu natuke rohkem vaja, et on koht, kus tuge saadakse hingeliselt. Ehk siis, et teie ei tunneta, et kultuuri oleks kuidagi üle tootmine või et kas seda kultuuri võib-olla ma veidi veel täpsustan, et mingi mõte, mis on kõlanud, on ju ka see, et kui me saaksime kuidagi nii-öelda tõhustada seda kultuuri tootmist, et teeme 3 keskpärase lavastuse asemel, teeme 1 suurepärase lavastuse. See on väga tore ja ilus mõte. Jah. Eks me kõik läheme tegema keskpärast lavastust. Jah, sellepärast, et teadupärast ju nii kirjanikud hakkavad kirjutama keskpärast raamatut ja muusikad ja helilooja, kui ta võtab teose ette, hakkab kohe tootma keskpärast teost. Et see on selline, kõrvalt on seesugused jutud, on väga toredad jutud, alati naudin neid, kui ma neid loen. Aga mida suurem on paljusus, tegelikult kui me hästi lihtsalt püüame ära seletada kultuuri põhimõtte ja see on tegelikult igal pool nii, see on, ma ei tea, haridussüsteemis, kuidas me jõuame, ma ei tea, geeniuste professoriteni, suurepärasteni, leiutisteni, see on püramiidefekt. Mida laiem on alt püramiid, seda kõrgemale saab tippu tõsta. Et kui meil on seesugune, nagu on need elektripostid, kui meil on seesugused püramiidid, siis väga kõrgele sellega ei purjeta ja täpselt sama on tegelikult ka kultuurist, tegelikult igal pool, et ületootmise või liiga palju kultuuri ja see ei ole ainult kultuuri vallas, tegelikult see võib olla, ma ei tea, võtame suvalise näite, see on näiteks käsitööõlled või see on, ma ei tea, vorst näiteks. Ega seda reguleerib tarbija. Ehk siis turg reguleerib selle, kas on liiga palju või liiga vähe. Ja nii kaua, kuni teatrisaalid on täis, nii kaua, kui on teatrikülastajad, nii kaua seda on ka parasjagu. Ja eelkõige ka, ütleme, väiketegijad või projektid või nii edasi. Ega siis turg seda reguleeribki, et mingil hetkel nad tulevad turule, nad kas jäävad püsima või siis ikkagi nende keel, nende laad, nende stiil ei võeta vastu ja siis nad lähevad midagi uut otsima. Et ei saa ju niimoodi öelda, et me võtame siit kõrvalt näiteks Estonia teatri või Rakvere teatri või võtame Draamateatri, eks ole, et me nüüd otsustame, et edaspidi kõik looming, mis hakkab välja tulema, on kuld. Et midagi ei ole teha ja siis ma küsin alati selle peale, kes siis otsustab, mis see kuld on. Riigi kontroll või see personaalne teatrikülastaja, kes selle lause välja ütles, et nägin jälle kehva teatrit, kurat küll liiga palju teevad, et tehku ikka head teatrit. Kust kohast võtab tema öelda, et tema maitse on ainuõige ja see kuld, mille järgi peavad teised joonduma. Et meil on paljusus, meil on erisus, meil on ühele meeldib klassikaline ooper, teisele meeldib klassikaline sõnateater, 3. otsingulised vormid, 4. võib-olla üldse mitte sõnateater, hoopis võib-olla kehakeel ja nii edasi. Nii palju, kui Eestis on elanikke, nii palju on ka maitseid.
üks mõte, mis on veel läbi käinud, on see, et just nimelt lähtudes sellest mitmekülgsusest ja sellest suurest valikute vabadusest võib-olla ka, et Eesti teatri üheks nagu plussiks ongi see suur kunstiline vabadus ja et kui hakatakse kärpima eelarvet, siis see on esimene samm just nimelt sellise nagu tsensuuri poole, et võib-olla te laiendaksite seda mõtet, et see isegi ei ole tsensuur, see lihtsalt seob su käed. Ehk siis kui riigi toetus väheneb või seda ei saada, sa pead mõtlema oma tulu peale tunduvalt rohkem. Et riigi toetus ongi see, mis annab sulle võimaluse tegelikult katsetada, proovida uusi vorme, riskida. Et sellepärast me siin räägime ja muretseme ja võitleme, et see mitmekesisus ja võimaluste rohkus ehk siis see kaob riigi toetuse vähenemisega, aga see on üks Kultuuriministeeriumi põhieesmärkega. Seesama Tiina jutust võetes, et tuues paralleel võib-olla muusikast, et midagi ei ole teha, kui keegi harjutab klaverit, siis selle ruumi hind ühe harjutaja kohta ongi suurem kui see, et samas ruumis korraga on 100-pealine koor, kes laulab seda bom, bom, bom. Et siis on ka ühe osaleja hind on või nii-öelda toetus on oluliselt teine. Ja täpselt sama nii nagu Tiina ütleski, et ega kui eelarved lähevad kitsamaks või ma tulen jälle sinna külmkapi magneti teema peale juurde tagasi. See on su lemmik. Jah, just. Siis ega midagi ei ole teha, siis kui teatril on valiku koht, siis jääb seda elitaarsemat materjali või materjali, kus on võib-olla, ta tuleb välja saalis, kus on 50 vaatajat. Ta on mõeldud võib-olla kitsamale vaatajaskruppile, seda materjali jõuab vähem lavale just nimelt selle tõttu, et see ei too just nimelt sealt piletirahast tagasi ja piltlikult öeldes me hakkame otsima veel suuremaid põlde ja veel naljakamaid lavastusi, ja müüme õlut ja vorsti sinna kõrvale, aga see ei peaks olema teps mitte riigi poolt toetatav kultuur. See peaks olema see kultuur, mis ennast ise tagasi teenib. No mina mõtlen, et kui me nüüd sellesse räägime ikkagi jälle nendest pessimistlikest stsenaariumitest, et ma arvan, et kui oluliselt vähendada neid riigipoolseid toetusi, siis Eesti see kultuuri tarbimise pilt ikka väga kardinaalselt muutub. Räägitakse et Eesti publik, et Eesti on teatrirahvas ja ta tõesti on, sest kui me mõtleme selle peale, et meil oli kui ma ei eksi, siis suurusjärgud on umbes niimoodi, meil on aastas 2,5 miljonit muuseumikülastust, meil on aastas natukene rohkem 2,5 miljonit kinokülastust. Ja kõik need mõlemad tüüpi asutused on sellised, on lahti sisuliselt hommikust õhtuni, vabal ajal saab sisse tulla, seal on üks mingi kas siis püsiekspositsioon või midagi ette valmistatud, ehk nad ei nõua hetkelist ponnistust ja samal meil on 1,3 miljonit oli vist teatrikülastus ja teatrietendus on ju selline, et ta on ainult sellel hetkel, sellel ajahetkel toimuv. Just ma täpsustan, et mitte ponnistust, et mitte valesti aru saada, et ta ei nõua sellel hetkel väga palju inimtööjõudu selle nii-öelda juba valmis tulemuse näitamiseks. No just, et sul on valmis tulemus, mis on lihtsalt näitusena nagu väljas, ka kino puhul kino roteerub, sa astud saali sisse ja hakkad seda suvalisel hetkel vaatama ja nii sul on võimalus seda külastada ja see ka korraldajalt ei nõua mingit erakordset ponnistust selleks, et sa saaksid seda näha, seda üle korra. Aga teatri puhul mõtestada seda, et see 1,3 miljonit teatrikülastust ehk siis kui oluline eestlase jaoks on see ikkagi, et ma lähen teatrisse, lähen sellel ajahetkel vaatama seda nii-öelda seda ühte, sellel ajahetkel toimuvat ponnistust. Kui me nüüd selle ära võtame, kujutame nagu meil see sihttase, millest räägiti, et praegu on 1,3 ja kuskil Rahandusministeeriumi tabeliselt peaks olema 0,9 miljonit. Et see ju järsult mõjutab, ma arvan, esiteks kogu elanikkonna ligipääsetavust sellele kunstiliigile, repertuaari valikut, kogu seda tervikpilti ikkagi karmilt muudab, mis seda mitmekesisust, mis meil täna siin laval on, see ikkagi oleks teiseneks ikka hoopis millekski muuks võrreldes sellega, mis meil täna on.
ütleme, et aga kui on nii, et see mitmekesisus jääks alles, aga on ju ka soovitatud, et et diferentseerige rohkem neid piletite hindu või võib-olla tõesti siis lavastustest lähtuvalt. Kas teie teatrijuhtidena tunnete ära õnnestumise? Sest et ütleme, et piletid on ju müügil juba enne seda, kui lavastus on esietendunud. Kas teatrijuht tunneb ära, et sellest tuleb hitt ja sellest nüüd ei tule? No mingeid, ütleme niimoodi, ootuseid ju meil on, et mingit materjali valides või mingeid koosluseid, siis võib ju eeldada, et pigem see lavastus on pigem nii, nagu me rääkisime, elitaarsem, see võib-olla on veidi kergem materjal ja publiku ootusele võib-olla rohkem vastav teatud liiki publiku ootusele. Seda võib ju ette arvata, aga ega sellel hetkel seda ei tea. Küll aga mis puutub sinna piletite diferentseerimisele, siis ega tegelikult kõik need soovitused, mis iganes siin on ümberringi jagatud, eratoetus, meened, popcorn saalis, jooksaali, kuni piletite diferentseerimise. Kõik need soovitused, mis niimoodi tulevad ekspertidelt või vähem ekspertidelt, need nagu kuidagi eeldaks, et tegelikult teatrijuhid on siiani istunud niimoodi oma selle pruuni laua taga mõelnud, mida ma nüüd teen, mis veel saaks teha. Et tegelikult on ju see kõikides etendusasutustes läbi käidud etapp, et selle kõigega me tegeleme igapäevaselt, kellel rohkem ja paremini on õnnestunud, kellel vähem ja nii edasi. Et tegelikult on see ka täna teatrites, et piletihindu diferentseeritakse, mõnes asutuses rohkem, mõnes asutuses vähem. On olnud ka see, et on müüdud hooajapileteid, on olnud ka see, et on müüdud istekohti lausa saalis, aga need järelikult, kui seda täna massiliselt ei toimu, siis järelikult nad kas ei ole õnnestunud või vähemalt sellel hetkel ei ole õnnestunud. Aga ma arvan niimoodi suheldes, et see, et mingisuguste lavastuste puhul hinnad on diferentseeritult kõrgemad, see tõenäoliselt on tulemas, võib-olla rohkem kui ta täna on, aga jälle, siin on jälle oma tagad. Kui me räägime kultuuri kättesaadavusest ja kõigest muust, siis see on hea lavastus, seda saad 50 euroga vaatama. Ja siis me lõikame teatud, teie olete need, kes häid asju näha ei saa, teie jaoks on 25 eurosed piletid. See on jälle selline arutelu koht, et kuidas siis sellele läheneda. Minu meelest on see lihtsalt riigi poolt alatu panna nüüd teatrite ja teatrijuhtide peale see nendepoolse töö tegemata jätmise kompenseerimine. Ehk siis meie südametunnistusel see, kui me tõstame piletihindu. Vati publikust üle poole on kooliõpilased. See jääb, meie nüüd oleme need, kes hakkavad selle vanema rahakotist seda raha koukima, et puudujääki tasa teha. Et see on lihtsalt ebaaus. Me räägime seda, kuidas riigi kultuuripoliitikas oli kunagi, et 1% keskmisest pileti hinnast või keskmisest palgast võiks olla pileti hind, et riik nagu katsub seda hoida. See on ammu minevikku vajunud. Ja ma ei tea, täpselt samamoodi nagu keskmine palk on tegelikkuses ju nii kui Tallinnast hopsti välja tuled, nii unusta ära üldse mõte keskmine palk ja eks me näeme, võib-olla teie vähem, aga mina küll oma töös, kui noor inimene tuleb teatrisse ja tema palgasoon on Eesti keskmine ja siis hakkame aga rääkima sellest, mis on Lääne-Virumaa keskmine või Rakvere keskmine ja nii edasi, nii edasi. Et mu jaoks on see, meil just teatris praegu need arutelud käivad, et mis me teeme, käibemaks tõuseb, riigitoetust me ei tea, ilmselgelt seal langeb, mida me teeme ja siis ma mõtlen, kuidas ma tõstan seda pileti hinda, kui need lapsed lähevad ju vanemate juurde ja küsivad seda raha, eks. Et see vastutus on praegu meie peale pandud ja publik ju või need õpetajad räägivad oma murest ju meile, eks ju, nagu riik samas, nemad on kõik teinud, mis ja tõstavad käed ülesse. Hopsa, vahva. Ja siit võib-olla teine üldse, ma lähen võib-olla
eemale sellest teemast, aga omaette teema on ju see, et me tegelikult ju kõik näeme, kuidas aasta-aastalt ühiskülastused või nii-öelda lapsed teatris, külastused vähenevad. Just nimelt eelkõige selle tõttu, et võib-olla need ajad, kui me rääkisime, siin kõrval võtame haridusprogrammi, eks ole, ka õpetajate, nende ülekoormus, nende asjad, nii edasi, ega nad peale koolipäeva, ma ei taha ühelegi õpetajale halba, või tähendab näpuga näidata või kuidagi halba valgusse sättida, aga ka seal on valikud, kuskilt algab nende eraelu ja kas õpetaja on harjunud pärast oma tööpäeva lõppu tulema veel klassiga teatrisse või pigem see ei ole enam tema osa ja nii edasi, ja sealt teisipidi hakkab see hariduse valdkonnas, et kui suur on meie silmaring, kui palju me oleme näinud, tarbinud, kogenud kõike seda, et tegelikult see on kinni saba lahti olukord. Ma tahan ikkagi õpetajaid kiita, seepärast, et nad on tõesti tublid ja müts maha, et ega nende elu ei ole ka lihtne ja püüda võimaldada õpilastele nii palju, kui vähegi vanemate rahakott kannab ja ajalimiit lubab kultuurist osa saada, see on hästi tähtis ja vastutusrikas. Jah, aga miks ma selle võrdlus sisse tõin, oligi just seesama, et siis tõuseb ka õpilase pileti hind ja vanem ei suuda, tal on 2-3 õpilast, kes käivad klassidega teatris ja ma lihtsalt ei suuda enam seda raha võimaldada. Ja sealt tekib jällegi see ligipääsetavuses lõhe on ju, et pool klassi saab endale seda lubada, aga pool ei saa, on ju, kelle vanemad töötavad kultuuri või hariduse valdkonnas võib-olla näiteks. Tema ütleb klassi ees see õpiline ütleb kõigile, et meie ei saa endale seda teatripiletit lubada. Sealt hakkavad kõik muud teemad. Lisaks veel, et me räägime siin küll tegevustoetustest, aga tegelikult kärbitakse ju ka Teater maale programmi, mis tähendab seda, et Rakvere puhul ja meie küllalt palju liigume Eestis ringi, ka nende võimaluste vähenemist, ehk siis kättesaadavus väheneb ka seda pidi. Kogu see vestlus tõesti enne küll oli korra juttu, et ei taha, et see oleks ainult nii selline mure ja nagu häda võib-olla, aga eks ta paratamatult see tõesti nagu tõsine mure selle kõige kohal ikkagi on ja tõesti see, kuidas kõik need teemad on omavahel seotud, mulle tundub, et kuidas igast tegemata jätmisest või igast kärpest saab järgmine ja järgmine asi ja see on nagu selline lõputu ring. Et ma saan aru, ei olegi lihtne siin mingit lahendust või siin ei ole sellist võimalust, et mingi kuldkalake tuleb ja teeb kõik heaks ja täidab kõik soovid. Tegelikult lahendus on tegelik solidaarsus. Ehk sõna otseses mõttes solidaarsus. See, millest me alustasime, et kui kärbe öeldakse solidaarne, siis nii on. Et võib-olla jah, ma tahtsingi täpselt sinnani jõuda, et lõpetuseks võib-olla, et ikkagi mingid lahendused või mingid variandid teil ju kindlasti peas on, kuidas see olukord ei oleks nii masendav, et mis need ikkagi, mis need teie ettepanekud või soovid? Ei, ma toon lihtsalt näite, kuna ma olen üsna pikalt teatrijuht olnud, siis korra ma olen sellest rääkinud ka aasta 2008, kui oli suur masu ja kärbiti. Et siis käis see arutelu vastupidi, ministeerium tuli, jällegi kultuuriministeeriumist räägin konkreetsemalt, et tuli teatrijuhtide juurde, et jama on selline, kõigil olid lepingud alla kirjutatud tegevustoetused ju teada. Aasta oli alanud, tekkis suur jama. Mis me teeme? Ja see kärbe oli ette nähtud algul sihtasutuste, tol ajal riigiteatrid nendele ja meie väikestega vaatasime, meid oli vähe seal ringis küll, aga me vaatasime üksteisele otsa, mõtlesime, kuidas me siis nüüd niimoodi, ilma või mis me teeme, panime seljad kokku, ütlesime, me läheme suurtega koos ühtse kärpena, aga see arutati meiega läbi, ehk siis sa tundsid ennast võrdväärse partnerina ja sa kogusid selle jõu kokku ja sa võitlesid ja me saime hakkama, tookord kärbiti ju vist oli 3 korda aasta jooksul kokku kärbe oli 25%.
aga järgmisest aastast, kuna see aitas, see tõi pinna uuesti jalge alla tagasi ja järgmisest aastast hakkas tasapisi toetus taas tõusma. No see võttis aastaid veel, ma ei mäleta, 3-4 aastat aega, enne kui see kärbe tagasi tuli, aga me olime kõik võitlusvalmid, me tundsime seda tuge, aga praegu ei ole mingit tuge, meid lihtsalt sõidetakse üle, sõna otseses mõttes. Ja vaat see on see. Tegelikult see, mille pärast ma ütlesin, et solidaarsus ongi see, mis aitaks. Et me tõesti tunneksime, et meid kõiki, meil on vaja seda riiki toetada, me paneme solidaarselt õla alla ja see ei ole ainult sõnakõlks, vaid see on tõesti näha. Kui 5%, siis kõigilt 5%. Jah, ma olen Tiinaga 100% nõus, et just see üleriiklik solidaarsus peaks kajastuma ja me oleksime kõik palju sõbralikumad ja kõik oleks palju mõistetavam, et täna see, kuidas visatakse sisuliselt rongi alla üks valdkond ja suvalistele sisuliselt ikkagi natukene pliiatsist imetud ettekäänetel, siis see on väga inetu, aga ma selle lahenduse küsisid, tegelikult ma ikkagi kordan seda sama, et ega meil midagi üle ei jää, et aasta perspektiivist tulles nüüd Estonia perspektiivi, jah, samamoodi see 4% me saame kuidagi hakkama, me tuleme läbi sellest, midagi on ju sukasääres ka natuke variandid on, küsimus on, mis saab edasi, just selles valguses, et täna puuduvad ka just, et kuna pole ka solidaarsust, siis ei ole näha ka seda solidaarsust edaspidi nendest tulevaste 2026-2027 aasta vaates, et mis siis ikkagi hakkab toimuma. Ja ikkagi tulen sinna tagasi, et kõik need otsused algavad pihta poliitikast ja me peame seal poliitikas, lisaks sellele, et me lihtsalt hoiame sellel silma peal igapäevaselt, me peame kõik sinna, ma arvan, täitsa lavatöölisest kuni teatridirektorini kõigil tegelikult peaks olema julgust, tahtmist ja sinna ikkagi sekkuda oma sõna ja oma sisend sinna sisse öelda. Siis see hääl tugevneb, see hääl on kuuldavam ja võib-olla palju selgemini mõistetav ühiskonnale. Velvo, kas tahad ka veel midagi kokkuvõtteks või? See läheb pikaks. Tegelikult ega siin, mis teine selline populaarne lause, mida kogu aeg on uksest ja aknast tulnud, on see mahupõhisus, kui palju, mida me riigina toetame või ei toeta. Teatrite juhid on ju tegelikult ministeeriumiga aastaid sellel teemal rääkinud, mida toetatakse, kui palju toetatakse, millis mahus toetatakse. Meid ei ole väga tõsiselt võetud läbi aastate, ka siis põhjenduseks on toodud, et majandusministeerium ei tule sellega kaasa või nii edasi, et neid põhjendusi on olnud. Aga et mina ütleksin siin, et kui me oma kaitsetööstuses teame täpselt, et meil on vaja, ultreerin numbritega, meil on vaja 48 pommi sellel aastal vastu taevast lasta, siis me oleme tulevikus tugevamad. Et siis mina küsin, et kui seal saab, siis miks üheski teises valdkonnas ei saa. Et kui me teamegi, et meil on nii palju ja nii seda, mida me riigina toetame, siis kui me oleme riigina selle endale teadvustanud ja eesmärgiks võtnud, siis ei teki meil ka küsimust, kui palju järgmiseks aastaks on selle jaoks raha vaja eelarvest või kuidas siis seda raha edasi jaotada. Ja kui on solidaarne kärbe, siis kärbitaksegi solidaarselt seda, sest me ei suuda, eks ole, seda mitte nii, et me hakkame vaatama selle järgi. Täna on käinud minu meelest natukene seda teed pidi, et palju meil õnnestub sealt riigi eelarvest siis kultuuri jaoks kõrvale panna. Ja siis vaatame, kuidas me seda väikest kausitäit siis terve selle 10-pealise perekonna vahel jagame. Et tegelikult võiks see olla mingitel teistel alustel, sest iga kord jääb nagu kõrvalt kostus ja nagu me tegelikult täna juba siin rääkisime, et seda kausi sees olevat putru jääb aina ajalugu on näidanud aina vähemaks. Kuigi me ei tea, palju me tegelikkuses seda putru sinna kausi sisse vajame, et need talupojad, kes ümber laua on söönuks saaksid.
igal juhul ma väga tänan, et te tulite täna siia arutlema ja tõesti seda enda vaadet avama ja nendest muredest ja ka ikkagi mingitest võimalikest lahendustest rääkima, nii et tõenäoliselt nii nagu te kõik ja nagu kõik, kes on selle arutelu sees ja kes on seda arutelu kõrvalt jälgivad, et siis kas nüüd mingit ideaalset lahendust siin tuleb, aga vähemalt loodame parimat. Igal juhul aitäh! Aitäh! Aitäh!